Kalevi meeskonna mängija Rasmus Tomson, palju õnne teises voorus 1-0 võit, et kuidas kommenteerid mängu? Aitäh! Kartsime rohkem Paidet, aga õnneks suutsime nende pikad pallid ära likvideerida ja ise suutsime ära lüüa alguses ja suutsime ära hoida. Taga 0 ja võitsime 1-0, et ma arvan, 3 punkti ja Paidet võitis on väga hästi. Kuidas kommenteerid enda mängu, et teine mäng järjest värav juba lüüa, et päris hea? No loodame, et niimoodi läheb edasi. Eks nüüd paistab. Teisipäev uuesti mäng ja siis uuesti laupäeval ja eks graafik on tihene. Et nüüd ongi rasked mängud tulekul, et kuidas siis teisipäeval Narva vastu samamoodi? No loomulikult, kodumängud tuleb alati maksimum anda ja kodus on alati võimalik võita kõiki. Selge, aitäh! Kõik. Tallinna Kalevi treener Daniel Meele, palju õnne võidu puhul, teisest voorust 1-0 võit Paidele. Aitäh! Kuidas kommenteerid mängu ja kuidas võit saavutati? Praegu on kohe väga raske ütelda, et mis täpselt juhtus, et võitsime, aga 3 punni. Lisaks tohutult poiste poolt võitlust. Paide dikteeris meile selle pika palli peale ja teine poole, kuna nad meil suruma hakkasid, et siis me pidime ise ka hakkama taguma lõpuks. Loodame, et me rohkem sellist mängu eriti mängima ei pea, kus on nagu jalgpallist asi küllalt kaugel, et puhas võitlus ainult. Aga poisid võitlesid ja tänuks oli 0 mäng. Mardil esimene meistriliigas 0 mäng ja poistel on praegu korralik pidu käib. Ja teisipäeval juba Trans ja laupäeval Kalju, et kuidas nendele mängudele vastu lähete? Meil on vähemalt 25-30 küllalt võrdstatasmel mängijat. Vahetame kindlasti osad mängijad välja, anname puhkust. Osad mängivad, kellel on füüsiline vorm väga heas korras, mängivad kindlasti kõik mängud kaasa. Aga Narva vastu meil on juba väike plaan olemas. Eks me vaatame Narva mängu video läbi ja vaatame, kuidas meil nende vastu kasulikku mängijad on. Ja pärast seda siis hakkame alles valmistama Nõmme vastu, et ega Nõmme vastu me praegu veel ei oska ütelda, et kuidas me mängime. Et tuleb nende mäng ka läbi vaadata, analüüsida ja siis minna endast parima andma. Tähtis on see, et kutid mängiksid vutti, et mitte ei läheks seda palli sinna huupi kuhugile kaugemale lööma. Ikka muidu publik ei käi, kui jalgpalli ei mängi. See on meie jaoks kõige tähtsam, et me praegu esimest aastat oleme meistriliigas, et luua endale baas just ilusa jalgpalli näol. Üritus on muidugi väga tähtis ja siis, kui läheb raskeks, et siis peab võitlus olema. Just on sõna jalgpall. Aitäh! Raika Linnu-Tõlm. Paide linnameeskonna mängija Rauno Kald, et teisest voorust siis 0-1 kaotus, et kuidas kommenteerid mängu? Kalev tahtis algust peale rohkem ja siin ei olnudki nagu, nemad võitsid rohkem ja tahtsid palliga teha rohkem. Meie siuke rohkem passiivne olek nagu, siin ikka. Aga mille taha see passiivne olek siis võis jääda, et oskad midagi välja tuua? Arvasime, et tuleb lihtsalt, võitsime poole jõuga järelikult. Poole igas liinis oli vikerdusi ja järelikult oli eelarvamus Kalevist. Et ei olnud valmis nii tugevaks vastumanuks, jah? Ja ega olime üks pool kõvaga, ei olnud valmis selleks tõesti. Selge, ja nüüd millised korrektiivid tuleb siis järgmiseks nädalaks teha? Kõigil peab peas olema korda saama endale asjad, et kuidas asjad on. Kes palju tahab ja kuhu tahab minna ja kuhu tahab jõuda keegi. See ongi kõik. Aitäh! Paide linnameeskonna peatreener Meelis Rooba, et teisest voorust 0-1 kaotus, et kuidas see kaotus tuli ja kuidas kommenteerite mängu? Mängukäik, ütleme, esimene poole Kalev mängis nagu päris korralikku jalgpalli ja suutsid vära lüüa, et korraks tekkis segadus kaitseliinis meil ja kasutasid meie võimaluse ära ja midagi teha ei ole. Värav on värav ja ütleme, et Kalevil üks võimalus oli veel, rohkem neil reaalselt võimalusi polnud ja et ega me ise ka väga palju võimalusi ei suutnud esimesel poolel tekitada seal nagu korralikult oli nurgalööke ja karistuslööke, aga need olid ka nagu kehvad midagi antud ja ei suutnud neid ära realiseerida. Aga teisel poolel saime nagu mängu enda kontrolli alla ja Kalev nagu väsis ära ja jäi täitsa kaitsesse, aga nad suutsid ikkagi kaitses korralikult seista, nii et ega meil peale ühe Tikkenbergi nagu väga hea võimalusi ei olnudki. Ütleme, et see Tikkenberg oleks pidanud selle ära karistama ikkagi Kalevi nagu. Aga kahjuks ei suutnud sisse lüüa seda palli. Aitäh!
Paide.